Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud peaminister. Ma pakun alternatiivi. Teie automaks tähendab, et kõik maksavad ühtemoodi. Nii maal elav inimene, kes vana autoga viib lapsi kooli, kui ka pankur, kelle garaažis seisab 5 luksusautot. Minu arvates õiglane oleks maksustada just luksusautod ja see maks võiks olla täiesti suur. Kas teil on üldse mingi arusaam sellest, mis on õiglane ja mis ei ole? Aitäh. Aitäh! See automaks ongi ju disainitud just niimoodi, et võtta arvesse seda, et maal elavatel inimestel on vanemad autod ja seetõttu on see vanuse koefitsient sinna juurde toodud, mis tegelikult vanadel autodel teeb siis aastamaksuks ju kuskil 50 eurot, mis siis kuude peale ära jaotatuna ei ole sugugi suur, kui me võrdleme siis neid kulutusi, mis auto peale on, kütusekulu, kindlustus, kulu, remondikulu, mis kõik auto peale lähevad, siis see protsentuaalselt, mis riigile läheb, sealt on ikkagi väike. Ja just kõiki neid asju ongi arvesse võetud, et on võetud arvesse need nii-öelda autod, mis on raskemad, suuremad, mis on siis see vanuse kriteerium on arvesse võetud just selle jaoks, et disainida seda niimoodi, et ta oleks õiglasem just ka maapiirkondades elavate inimeste jaoks. Neid asjaolusid on arvesse võetud ja on arvesse võetud ka seda keskkonna aspekti, et kuidas me saame ka liikuda puhtama keskkonna poole. Nii et selles osas need mõtted ju automaksus juba kajastuvad.